Tere, head kuulajad! Tänane külaline on Annika Allikmäe, tere! Tere! Väga hea meel, et tulid ja nii äge, et tõid endaga kaasa need juhised, õppematerjalid, nii et hakkame täna õppima ja tööd tegema. Kõigepealt, miks mul oli tunne sind kutsuda ja täna rääkida, oli selle tõttu, et suvel nägin sind ühenduses festivalil, tegid ühe töötoa, tegelikult täpselt peale minu hingamist oli sinu töötuba ja selle töötoa nimi oli Kergusega loomine, oli vist. Pingutuseta loomine. Õige. Ja mind väga kõnetas see, mingi klikk käis ära minus ja kuidagi väga läks südamesse ja tundsin, et soovin ka sinu koolitusele millalgi tulla, et minna selle teemaga veel sügavuti nagu. Ja ütlen siia ette ära ka veel, et 25. oktoobril on tulemas avaliku esinemise konverents, kus üks esineja ongi ka Annika, seal on veel Alar Ojastu, on Anu Tähemaa ja Kerli Rannala. Ja see ongi niuke laupäevane päev, terve päev erinevate külgede alt räägime avalikust esinemisest. Ja Annika ongi meil esimene nii-öelda esineja ja ta räägib sellest, et miks hirm tekib ja kuidas seda pöörata nii-öelda enesekindluseks. Ja tal kindlasti on omad sellised viisid ja lähenemised, et kuidas sellele hirmule nagu läheneda ja see tuleb kindlasti väga, väga põnev konverents. Ja selle korraldaja olengi mina ja ma panen selle info alla, see toimub Euroopa hotellis ja selle konverentsi kohta natuke veel, et nii ägedad perekonnanimed on Allikmäe ehk et allikas, meil on tähed, meil on ojad, meil on rannad. Rannala, Ojastu, Tähemaa ja Allikmäe, nii et väga selline, väga naturaalne selline kooslus. Väga maagiline, nagu eile õhtul hakkasin mõtlema selle peale, et väga, väga äge. Ja igatahes pika intro peale tere veel kord, Annika. Tere veel kord. Kuidas hetkel tunne on? Hästi põnev on. Selline, ma olen olnud profitantsija läbi kogu oma elu ja mingil hetkel ma jõudsin hästi järsust sellisesse kohta, kus ma järsku tabasin ära, et ma oskan tantsida, päriselt oskan. See tähendas praktiliselt seda, et ma ükskõik mis muusika peale paned, ma oskan improviseerida lõputult ja see tuleb täiesti vabalt ilma ühegi pingeta. Ehk impro on mingi asja kõrgpilotaaž. Ja sealt edasi mul siuke tunne oli siis, et nüüd ma võin lõpetada tantsimise. Pärast seda ma mõnda aega ei läinud palju aega, kui ma lõpetasingi professionaalsel tasemel. Ja see, mida me praegu teeme, on täielik impro selles mõttes, et sa oled mulle täiesti võõras inimene. Mina näen sind nagu esimest korda ja ma ei tea teemat. Sa ei ütelnud mulle mitte midagi ette. Ei öelnud. Ja ma ei valmista kunagi midagi ette selles mõttes, tegelikult isegi kui öeldaks, et kuna seda kogemust ja elu on nii palju olnud, et siin ei ole nagu midagi valmistada, et ma räägin alati vabalt. Jaa, need ma tunnen et selles mõttes tunnen mõnus. Need saated tulevad alati kõige paremad, kui ei ole mingid märkmeid ega midagi, lihtsalt räägime. Ma tean, et sa oled niivõrd sügav inimene ja sul on ju oma podcast ka. 5. hooaega juba. Ja, et sul on ju neid teemasid, millest seal nagu rääkida on nagu tohutult palju ja mina ka nagu alati usaldan, et tuleb see, mida me kõik vajame, mina vajan, mida sina vajad, mida kuulaja vajab, et ma arvan,
siin ei olegi vaja midagi teada, et lihtsalt vaatame, et kuhu me täna purjetame, et igal juhul on mõnus siin olla ja rääkida. Võib-olla nendele kõigepealt, kes ei tunne sind, et millega sa toimetad, mida nii-öelda pakud võib-olla ja, ja jah, et kuidas su nagu päevad välja näevad, et kui võib nii küsida, et kes sa oled selline? ma olen pühendunud absoluutsele vabadusele. See kõlab nii abstraktselt, et see tegelikult ei ütle mitte midagi meie kultuuris, aga tegelikult see on väga täpne. Ja mu eripära on see, et ma ei käinud kunagi lasteaias, mind visati sõna otseses mõttes välja sealt. Ja tänu sellele ma väikesest peale mind ei sunnitud keskenduma, ehk mu fookus jäi vabaks. Ja mind ka see kodune kasvatus oli hästi-hästi vaba, samas üliintelligentne, mul olid väga sellised targad vanemad, insenerid mõlemad. Et mind kohaldi nagu väikest täiskasvanut ja ma komistasin väga varakult noorena kõrgkultuuridele, India klassikalisele templitantsule. Ehk tänu sellele minu arengutee oli väga-väga erinev, ütleme, ma ei saa öelda keskmist ei ole olemas, iga inimene on unikaalne, mitte et kuidagi ennast kuidagi seadistada kõrgemaks või erilisemaks, aga paraku erinev kindlasti. Ja tänu sellele mul oli koolis mega igav, sest pea oli nii lahti, teda ei olnud kinni pandud nende kontseptsioonidega, mida lasteaias õpetatakse. Jälle, et mitte lasteaedu halvustada, et ma ette teen siukse, ma ei kunagi ei taha kedagi alustada. Aga lihtsalt kuidagi peab seda väljendama, mida ma kogen. Ja siis tänu sellele ma ei suutnud võtta midagi väga tõsiselt. Ma olin nagu väga-väga teistmoodi ja see oli nii heas kui halvas. Ja tänu sellele, et ma kasvasin üles siis teises kultuuri kontekstis India klassikalise templitantsu najal ja sügavate joogapraktikate najal, hakkasin teismelisena tegema jooga selliseid mitte ainult hatha joogat, vaid ka meditatsioone, nii et arendasin välja oma tahte ehk võimekuse fookust mitte ainult hoida paigal, vaid ka häälestada väga peenelt. Ja tänu sellele sain selliseid kogemusi küllalt noorena juba, mis kaugelt ületavad tava inimese õnne kogemuse tipud. Ja tänu sellele mul läks maailmapilt selles mõttes nagu natuke sassi. Et ühelt poolt oli hästi selge, ma sain aru, mida ma tahan, teiselt poolt see kõik, mida mulle pakkus selle kultuuri kontekst. Ma ilmselgelt nägin, et nende esindajad ei olnud sinna jõudnud. Ja kui ma siit edasi ülikooli läksin, siis ma nägin, ma alati vaatasin isiksust, ma kunagi ei vaadanud nagu seda ainet. Sest ma sain aru, et kõik ained ja kõik asjad on ainult vahendid mingi selle seisundi või selle elukvaliteedi saavutamiseks, mida sa tegelikult tahad, mida me siis nagu õnneks nimetame. Või kuidas keegi, mille nimel me tegelikult midagi teeme. Ja ma ikka strugglisin väga-väga pikalt, väga hullusti, et aru saada üldse nagu enda jaoks seadistada, mis asi see maailm selline on ja mida ma siin teen. Ja siis pikk igasugused ups and downs ja lõpuks ma komistasin puhta õpetuse teele, tegelikult ma olin komistunud sinna ammu, aga ma ei saanud nii selgelt enda jaoks kirjeldada seda, mis see tegelikult on. Ja sain sellise tänu sügavatele praktikatele päris satori kogemuse, mis kestis terve päeva, et maailm sõna otseselt muutus 5-dimensionaalseks, 3-dimensionaalse asemel. Ja see on täiesti kirjeldamatu kogemusena. Kuidas seda saab kirjeldada on see, et pärast seda kogemust mitte miski ei saa mulle maha müüa vähemat kui seda. Et sa ei taha midagi vähemat, enam ei ole võimalik tahta. Ja seda selle kultuuri konteksti ei paku. Meil ei ole teed päris vabaduseni, sest päris vabadust ei oskagi mitte keegi tahta. See, mida me tahame ja kui sa vaatad, mida enese areng või enese abi pakub, siis kõik tahavad saada rikkaks tegelikult. Isegi kui ta on nagu peidetud, et ikkagi tegelikult tahavad. Ja see on tegelikult, see, mida me tegelikult tahame, on meil ka olemas ajaloolise mäluna, ürgse ajaloolise mäluna. Ja see avaldub siis, kui me oleme teatud rikkusastme, ma nimetan seda selliseks
funktsionaalseks rikkuseks, jõukuseks, kus sa elad ikkagi väga külluslikku või lausa luksuslikku elu, et sa saad aru kogemusena, mitte ei müü endale maha seda, enne seda, kui sa ei ole seda saavutada suutnud. Et raha võim mingil hetkel saab otsa, reaalselt saab. Sellega saab väga palju mugavaks teha, hästi mõnusaks, ilusaks, toredaks teha, hästi palju põhiline raha ilu osa on see, et sa saad läbi selle suhestuda paljude ägedamate inimestega, kui sa ilma selleta saaksid tihti. See ei pruugi olla nii, aga tihti on. Aga mingist hetkest edasi ta sind ei aita enam. Ja mis siis edasi? Ma nimetan seda rikkuse koomaks või külluse koomaks. Need on tegelikult põhilised minu kliendid, kes üks ühele töös minuga töötavad. Kes on selle saavutanud. Ehk siit edasi aitab tegelikult ainult üks puhas kitsas täpne tee, mida läbi kõikide kultuurikontekstide on käinud üksikud inimesed puhtalt ja üheselt, kes on teatud küpsusastmeni jõudnud ja siis ka pärale jõudnud ja neid nimetatakse siis meistriteks ehk valgustunuteks ehk päris erinevates kultuurikontekstides jälle erinevad sõnad. Jällegi kord meie kultuuris on see niivõrd ära leierdatud, niivõrd nagu muditud sõna, et seda peaaegu et kardetakse, kellelgi ei ole sellele tegelikult täpselt vastet. Kogemusena kõik nagu, enamus ei usuga, et sükasi olemas on võib-olla. Ja siis ma reaalselt see, millele ma toetusin sealt edasi ja väga palju aastaid nüüd ja ainult, mida ma teen ja mida ma siis ka edasi annan ja mida ma ise elan, on meistrite rada, ehk see puhas vaimne õpetus. Antud, et ma olen kasutanud erinevaid kultuurikontekste selleks, põhiliselt Kriia, aga põhiliselt India, seda, sest ma kasvasin selles, ma hästi orienteerun sealses terminoloogias. Ja praktikas ei ole teoreetik. Aga mingil hetkel, kui ma tabasin ära, mul on 2 suurt poega, et ma ei suuda oma poegadele seda, mida ma olen elus omandanud, selle kultuuri konteksti kaudu edasi anda. Nad ei saa sellest aru, sest ei saagi saada, meie kultuuri kontekst on teistsugune. Siis ma peaaegu meeleheitlikult, ilma meeleheiteta otsisin kirjeldust, mis viiks need kultuurikontekstid kokku. Sest ma tahtsin, see on puhas siuke ema armastus, seda metsik armastus, et ma ei taha, et minu pojad nii palju kannatavad, kui mina olen kannatanud oma struggle'imise teel, kus ma ei saa maailmast aru. Ja ma ikkagi läbi kogu selle, kuna ma olen tõeliselt pühendunud olnud ikkagi väga-väga noorest peale, siis ma olen ka saavutanud väga, märkimisväärse sisemise vabaduse, väga suure heaolu tegelikult, ebatavalise heaolu sisemiselt ja ka väliselt. Ja et nende teed kuidagi ja laiendatult siis pereteed kuidagi ja omakorda laiendatult sõprade ja lähedaste teed kuidagi nii palju kergemaks muutu, kui see on vähegi võimalik. See oli nüüd hästi siiras, ma olin hästi noor, kui ma niimoodi mõtlesin. Ja siis ma hakkasin otsima võimalusi seda tuua kirjeldusena nagu siia kultuurikonteksti. Ja siis komistasin sellise meistri peale, kes on meie kultuurikontekstis. Ta on suht haruldus. Ta nimi on Lester Levenson ja ta on kaasaegne, ta on selles mõttes hästi eriline tüüp. Ta on ameeriklane, ta on mees. Mehed on nad enamusel olnud. Ta on kaasaegne ja ta on ärimees ja teadlane. Et kõik see, mida me tahame, kõik see, millega me suudame ennast samastada. Ja sattus täpselt sinna külluse koomasse. Ja sellise rahulolematuse-astmeni, kui nad oli erakordselt intelligentne, et ta tervis käis täiesti alla, sest ta ei saanud enam üldse aru, mis on, et ta on kõik saavutanud. Ja mis nüüd edasi? Ma olen 40-aastane. Elu on läbi. Siis ta jõudis sellise kohane, et for a smart boy, Lester, you're stupid. Stupid. Ja oli sõna otseses mõttes siis surmaga silmitsi, saadeti koju surema, tervis oli nii lännu. Ja siis hakkas tegi iseenda sisemaailmas labori. Hakkas esitama endale küsimusi, mida ma siis tegelikult tahan kogu selle rikkuse selle taga, mida siis see kultuuri kontekst mulle maha müünud on reaalselt ja mida ma ka saavutanud olen. Ja siis jõudis, kuna ta oli erakordse sellise teadlase lähenemisega 3 kuuga jõudis päris valgustumiseni. See on omete story, sellest ma olen eraldi teinud podcasti osa. Elamine tipust ehk bliss.
ja siis sealt on tulnud, sealt omakorda pani siis selle, kui ta jõudis sinna, siis mõnda aega inimesed, kes sinna jõuavad tavaliselt, ei ole võimelised siin maailmas enam toimima, eks siin kaob igasugune point ära. Aga mõned neist mingil põhjusel on niimoodi nende saatus, et nendest saavad õpetajad ja tema oli selles mõttes veel eriline, et me tegelikult ei tea, palju neid inimesi on, me teame ainult neid, kes on õpetama hakanud, neid on väga vähe. Ja temast sai ka õpetaja, osaliselt ta väga vähe, tegelikult õpetas väga vähest nagu kitsast ringkonda, aga ta õpetas välja omale jüngri ja mina olen nüüd tema jüngri otsene õpilane. Hale Dwoskin on tema nimi, ta on kirjutanud New York Times bestselleri Sedona Method ja siis on Happiness is Free. On teine raamat, mida praegu minu vennanaine Terje Mander tõlgib, varsti tuleb välja. Mille pane? Ja see on nüüd ja päris noorena ma sain juba aru sellest, et ma ei saa päriselt kedagi usaldada siin maailmas, sest keegi ei tea täpselt, sest nad ise ei ole, keegi ei ole jõudnud, kõik sisemised nagu võbelevad mingis osas, et inimesed on mingis osas tugevad, mingis osas oma erialal või kus on siis tugev, on hea, on rajanud kogu oma elu heaolu nagu sellele kantsile. Aga see ei ole absoluutne, see on alati piiratud ja see on alati metsikult haavatav. Ehk nii kui seal midagi, kui peres näiteks midagi kellegiga juhtub, läheb su tervis käest ära, see on üks nõks, see on nii haavatav nagu klaaskuul, kristallkuul ja kogu see lõss kukub kokku. Et mind huvitab siin see absoluutne, on läbi elu huvitanud, see absoluutne võimalus olla siis vabaduses ehk sinu sisemine seisundi sõltu üldse sellest, mis su väljas on. Ja tegelikult see on kaugemal, palju kaugemal sellest, et sa lihtsalt tunned ennast hästi. See on, need päris vabaduse seisundid on ikkagi täiesti kirjeldamatud, mida peab kogema. Väga pikk siis seadus. Ei, väga põnev. Ja nüüd ma siis teengi, ma lõpetan selles mõttes küsimusen ära, et ja siis ma olen kõigepealt edasi andnud seda läbi tantsu, seda saab tants on selleks, et edasi anda abstraktset ilu. Läbi flamenco tantsu, 8 aastat olnud profitantsija, esinenud partneriga glamuuri maailma näinud kõvasti. Eks selle osa nagu ära täitnud ja oma läbi näinud ühelt poolt ja teiselt poolt ära täitnud. See ilu ja sulgede ja raha ja see maailm. Kuulsuse ja rikkuse ilu. Ja mis on omad täiesti äge, sest seal on väga kihtid inimesed. Ja siis kõrvalt kogu aeg olen õpetanud. Alguses tantsu, hatha joogat, edasi juba vaimseid praktikaid sellega koos ja nüüd konkreetselt siis Sedona meetodit. Sest 4 aastat tagasi üle maailma Hale Dwoskin tegi sellise pakkumise 40 kohale üle maailma koolitajatele. Ta võttis 40 inimest ilma rahata, et koolitada välja Sedona meetodi õpetajad. Siis oli sinna karm konkurss, pidi 5-minutilise video saatma endast, kuidas sa seda teed. Need olid juba valmis koolitajatele, sinna võetud tooreid ja siis ma sain sinna. Ja see oli täielik pööre siis minu saatuses selle koha pealt. Ma käisin Ameerikas ja nüüd ma esindan ametlikult nagu seda Sedona meetodit ka ametlikult lisaks sellele, et ma terve elu olen seda niikuinii teinud. Läheme kohe Sedona meetodi juurde ka, aga kõigepealt natuke jooga kohta, et ma mingi päev kuulasin, äkki oli Henn Hunt podcasti, ta on siis, ma ei tea, sensitive või ma ei tea, kuidas ta nimetab ja tema mainis, et inimesed teevad joogat, oletame lähevad kuhugi MyFitnessi sinna grupi trenni, teevad joogat ja põhimõtteliselt ahvivad seda, kes seal ees on, et umbes sellest ei ole mitte mingit tolku, et inimesed ei teagi, miks nad seda joogat teevad või mis selle jooga point on. Et äkki sina oskad kirjeldada lähemalt, et mis selle jooga nagu sügavam point on peale nende asanate ja see, et mul on hiljem nagu keha on painduvam ja kõik see. Asanate osa on joogas imetilluk osa. Ta on ainult füüsilise keha jaoks. Ehk joogal on palju eri liine justkui, aga tegelikult see jooga üdi on üks ja ainus. Ta ongi see puhas ja kiire tee.
ja need jooga erinevad, ütleme, stiilid või liinid, nende puhtusaste, kuivõrd vähe või kuivõrd olematu või kuivõrd teistpidi palju on sinna juurde poogitud igasuguseid tulesid ja vilesid ja sulgesid ehk praktikaid, mida tegelikult ei ole vaja selleks. Nad on läbi alguses mingi liin, mis algab puhtalt läbi õpeta, tuleb ju läbi suulise õpetuse edasi tegelikult. Siis mingil hetkel võib tekkida viga, ehk keegi paneb sinna mingi oma seadistuse juurde, mis tegelikult ei ole puhas enam ja paneb sinna juurde mingile praktikale mingi lisa, mida tegelikult ei ole sinna vaja. Ja nii tekivad justkui erinevad liinid või erinevad sellised, aga see puhas ilma ühegi sulgede ja nagu nende tulede ja viledeta, ilma lisanditeta jooga ongi puhas vaimne tee ehk puhas inimese arengu tee läbi teaduse tasandite egoismist välja ehk iseenda olemuse äratundmiseni tagasi. Ja siis jooga asanatasa on füüsilise keha, tegelikult ei ole ka füüsilise keha kaudu, vaid asanad on antud sellised füüsilise keha justkui geomeetriad, mis seadistavad vitaalse keha. Ehk, siit on vist otsa näha, et me oleme selline 5-dimensionaalne ühik isiksustena või inimestena. Tulge YouTube'i, kes ei ole. Ja. Ma kohe räägin selle ära, et selle 5-dimensionaalsuse mõistmine on sisuliselt inimeseks olemise GPS. Et kui sul seda seal all taga ei ole, teine on teaduse tasandite mõistmine. Et sa saad kaarti üleüldse aru saamise, mis asi see inimeseks olemine on ja kuidas seda siis juhtida saab, sest muidu on üks suur pudru ja kapsas, mille tulemusena me viskleme, sest meil puudub täpne kirjeldus. Ja, väga hea, aitäh. Ja Hatha Yoga tegelikkuses on selline praktika, mis hõlmab kõike 5 keha, aga mis jõuab ka füüsilise kehani, sest sa ei saa kunagi tegeleda ühegi kehaga eraldi ilma, et sa ei kasutaks teisi tasandeid, ehk neid nimetatakse košadeks ehk kehadeks ehk kihtideks. Ja Hatha Yoga eripära on siis see, et ta läbi füüsilise struktuuri nagu hästi täpse geomeetria ehk asana, ta seadistab või annab võimaluse vitaalse kehasüsteemile ehk tšakrate naadide süsteemile seadistada teatud hästi spetsiifilise konkreetse ühe energiakeskuse ehk tšakra või mitme energia tugev juurdevool ühte, selle aktiveerimine ja vastavalt siis energiakeskuse avanemine ja sealt vastavalt naadide avanemine. Ja niimoodi, kui teha seda sellises nutikas järjestuses, nagu näiteks Kriya joogas on Kriya 18 asanat, mida ma ka õpetan, nagu erakordne, sellest tegib erakordselt kiire võimalus oma mitte ainult füüsiline keha korda saada ja nooreks saada, vaid saada oma energiat voolama niimoodi, et sa sisemiselt sädeled, et sul ei ole mitte mingit energiapuudust. Tulemus on see, et ma olen isegi ei tea, kui vana ma olen, ma pean natukene arutama, 57 aga ma kogemusena, ma ei saa isegi, ma võib-olla 5-aastane kehalise kogemusena. Et see ei ole see, et ma tunnen ennast 40-sena, ei tunne. Ma tunnen ennast kehatuna tegelikult. Sest mu keha on nii kerge ja mul ei ole siukest mingit, kõik need probleemid, mis on tavamõttes nagu vananemisega, enamus 50 pluss enne 60 inimene on ikkagi nagu juba igasuguste probleemidega siis, aga see on nende puhaste õpetuste üks eripärad, kui sa neid täpselt teed, siis kõik need, ütleme, need jämedakohalisemad ehk füüsilise tasandi probleemid, need lihtsalt sulavad ära. Sest sul need ülemised, mis neid füüsilist tasandid loovad, nad on korras lihtsalt. Et kui su vitaalne keha ehk energiakeha on paigas ja korras ja töötab hästi, kogu see emotsionaalne jamps, mida sa oled endale alla surunud, on mingis kriitilise piirini lahendatud ehk vabastatud, mis on see tonameetodi puhastuse osa, siis ka füüsilise keha tervis ja ka vananemine või selle puudumine õigemini näitab seda üheselt. Et ma viimase 40 aasta jooksul mul on võib-olla, ma ei tea, 3 korda haige olnud. Nagu puudub selline teema üldse, et ma kardaks mingeid haiguseid või et ma kardaks süüa midagi või et ma peaksin sööma seda või seda või seda.
et mul on mingid talumatused nagu täiesti puuduvad need teemad. Ehk suur osa selle puhta tee ilu ja võlu on selles just, et kui sa, mida täpsemalt sa maailma tunned, ehk mida kõrgemast allikast sammutad ja kõrgemat ei ole kui valgustunud meistrid, see on fakt. Ei ole intelligentsemaid tegelasi, kes on saavutanud selle, mida me kõik inimestena januneme ja me mitte kuskilt ei leia lõpuni. Ja kui sa oled piisavalt alandlikuks küpsenud, et sa võtad selle omaks ja soostad uurima, sest neid tihti ei ole väga neist ei ole kerge aru saada tihti. Ja päriselt järgima neid, siis mingil hetkel sa võid avastada, et seal mitte ükski lause ei peta. Eks seal puuduvad vead, päriselt puuduvad vead. Eks selles on puhta õpetuse ja ütleme mugandatud ja teises ehk tava mõttes nagu eneseabi erinevus. Eneseabis on vead sees ja see on paratamatu. Mitte et eneseabi halb oleks, on parem kui üldse mitte püüda, mitte midagi teha. Yeah. Ja selles mõttes vastus sinu küsimusele mul lähevad nii pikaks need vastused, Okay. on see, et mina ei halvustaks seda, et nad ei tea, mida nad teevad. See, kui nad teevad lihtsalt asanat, teadmata, mida nad teevad, siis nad tegelikkuses asanate sisse on kirjutatud sellised natuke tavamõttes, kus sul jälle ei ole õiget kirjeldust maailmas, siis see on natuke tavamõttes nagu müstiline asi. Et kui sa võtad kasutusele mingi, ütleme, kõrgkultuuri konteksti nähtuse, näiteks joogaassanad, võtad lihtsalt asana ja teed seda teadmata, mida sa teed, nagu ta kirjeldas, kellest sa räägid, Enn vist oli ta nimi. Ja siis see asana ise seadistab su energiat teistsuguseks, mida mitte kunagi juhtuks, kui sa seda ei teeks. Ja läbi selle sul tekib selline energia ülevool, mis lõdvestab su fookuse pinge. Ja sa saad ligipääsu mõtete taha teadvusesse, kus avaneb vahetu teadmine sellest, mida sa teed. Ja selle ma avastasin 8. klassis praeguselt, vastab siis gümnaasiumi 1. klassile, kui ma läksin oma turvalisest Kivimäe külakoolist, läksin suurde keskkooli, ma ei saanud üldse aru, mis seal toimub, mind ei huvitanud mitte miski, ma olin täiesti automadega selles mõttes, et nagu mind päästis ainult see, et mul on nii hea aju, et ma sain nii lihtsalt hakkama. Siis ma hakkasin hommikuti tegema asaneid, täpselt niimoodi. Ma ei teadnud, mida ma teen, aga ma teadsin, et on asanad. Ja mul oli intuitiivne teadmine, et nad päästavad mind kuidagi. Ma hakkasin tegema ja süvenesin, sealt hakkas tulema lõputut tarkust sellele, mis nad on. Eks selles mõttes Hatajoga see päris algus, sest mul ei olnud õpetajad. Hiljem ma sain need teadmised sinna taha kirjeldusena, aga ma olin selle kõik ise avastanud. Samuti muide oli flamenco tantsuga suures osas, sest mul ei olnud raha, et õppida. Ja kui ma ükskord sain ka ilma rahata tegelikult, läksin hääletades Madriidi ja kõige paremasse tantsukooli, kõige kõrgema tantsi juurde ja ma nägin, mida ta teeb, siis ma sain aru, et ma juba tean, mida ta tegi. Et tegelikult meil on ligipääs lõpmatule teaduse väljale kogu aeg, mitte ligipääs, see on ka vale kirjeldus, me ise oleme see. Eks sügavalt sa oled tegelikult see, kus see teadus sünnib, sa ei ole ka teadus, sa oled seal taga. Ja kui sa natukene ennast lahti loksud ehk lahti häälestad kogu sellest pinksusest ja ettemääratusest, kuidas maailm peab olema, mis on võimalik, mis ei ole võimalik ja et midagi tundma saada, selleks sa pead seda õppima. Siis sa avastad hoopis teise võimaluse, tegelikult ei pea. Sa saad selle vahetult niimoodi, läbi ruumi, wireless. Aga seal on teatud tingimused. Ja see, mida ma oma kursustel, Stalkeri ja siis pingutusete loomise kursustel edasi enam põhiliselt on mitte niivõrd, kuidas sa pead elama või mida sa pead tegema, vaid kuidas isiksusena kasvada selliselt, et sa saavutad järgmise teaduse tasandi, kus sul kaovad lihtsalt lahustavad ära need probleemid, milleks sa tulid. Ja sinu ümber moodustub see rikkusaste sellise mänguna, mis vastab järgmisele teaduse tasandile, ilma et sa peaksid seda raha jahtima. Täiesti teine lähenemine. Väga pikk vastus. Ja, mainisid tingimusi, et mis need tingimused on? Need tingimused tehniliselt, ma korra räägin selle ära, et siis on meil mingi siuke nagu alus, millest lähtuvalt me saame ühele sellisele
ühtsele kirjeldusele. Kõik meistrid on ühel meelel elu selliste põhikirjelduses. See tähendab, see näitab seda, et elu on üks ja kui seda sügavalt näha, siis sa näed sama asja. Et kõik kirjeldused, mis on meie kultuuri kontekstis, et see on ju vaieldav, et see on minu vaatenurk ja see on sinu vaatenurk ja oleme demokraatlikud, et kõik on õige, minu vaatenurk õige, sinu vaatenurk õige. Kõik see on suhtelisuse maailmas. Tegelikult reaalsus on ühene. Sügav reaalsus on ühene. Ja vaat see tekitab mitte piirangud, nagu arvatakse, vaid vastupidi tohutu vabaduse. On midagi, millele sa lõpuks saad ometi toetuda selles lõputus virvarris, kus kõik on nagu lubatud ja kõik on potentsiaalselt võimalik, aga praktiliselt sa ei ela seda, mida sa tahad, mida keegi ei ela. Kõik õpetavad midagi, aga keegi ei ela seda, väga vähesed. Ja siis alus, mida valgustanud meistrid ütlevad, on see, et on tegelikult ainult üks baas seadus või ütleme baasteadmine, et on ainult üks mina ja lõputu hulk mängu. Ei ole minu mina ja sinu mina. Ehk on üks elu minana, igas minas, minu isiksuses ja sinu isiksuses on see mina olen kogemusena. See on nii enesest mõistetav, et sa oled olemas. Et see ei ole mitte kuidagi, me ei tule selle peale, et seal võiks mingi väärtus olla. Ja me absoluutselt ei tule selle peale, et mina olen kogemus on identne mina olen kogemusega. Et see sügavuses on sama asi. Ehk sellel tasandil me oleme üks reaalselt. Ja kogu see, kõik see õpetus ja kõik see, mida me tegelikult tahame, kuhu me jänuneme, on selle kogemuse taas kogemine. Aga praegu, kuna meil on antud siin maailmas võimalus mängida erinevate isiksustena, ehk meil on antud füüsilised kehad, mis on erinevad, nagu erinevad siis tüübid siin, siis et moodustuks mitte millestki põhimõtteliselt olemasolust ehk elust, ainetust elust moodustuks nii tihke ja keeruline asi nagu füüsiline vorm, selleks on vaja vahelülisid. Ja neid siis nimetataksegi erinevad ruumi tihenemise astmed. On minast sünnib teadus, lõputu võimaluste väli, koos lõputu potentsiaalse tarkusega, kõigega, mis seal juba on, mis põhimõtteliselt on võimalik potentsiaalselt luua, siis vahelüli loomingul ehk primaarlooming on mentaalsus, kausaalsus, ma nimetan seda loomislaboriks ehk inimesel on see kujutlusvõime, kus kujutlusvõimes loodu, kui sa kujutad praegu ette õhupalli näiteks, siis see on erinev teadusest, ta ei ole enam puhas teadus, ta on tegelikult juba on aine, ta on primaaraine, kuigi sa katsuda ei saa. Ta on nähtamatu aine, ta on juba tihendus, ta ei ole enam teadus. Ja mentaalsus määrab füüsise läbi energiate. Ehk iga mentaalsusega juba kaasnevad energiat, see on nagu keeruline, kuidas see kõik siin on. Ja seda kõik, kuidas teadusest luuakse mateeria ja uuesti, kuidas mateeriat tagasi viia. Siis selles osas, mida sa ei taha, muidu ta läheb ise tagasi, siis on mingi loomismäng kogu aeg ja luuakse kogu aeg ja läheb tagasi. Aga nendes osas, mida näiteks emotsioonide, emotsionaalse valu osas, mida sa ei taha, kuidas seda tagasi lahustuda siia, see on siis lahustamistehnikad ehk vabastamistehnikad. Ja seda on jooga õpetuses ülidetailselt kirjeldatud, kuidas see käib. Ehk sa lood ja aktiveerid kõike seda, mida sa tahad oma ellu ja lahustad tagasi seda, mida sa ei taha. Ja see on õpetus. Samamoodi. Ta on üks kirjeldus, ta on lihtsalt meie kultuuri konteksti kirjeldus sellele teele. Ja pingutuseta loomine siin omakorda tähendab seda, et sa ei keskenda oma füüsilise maailma muutmist, nagu me praegu teeme, nagu meil on õpetatud, läbi selle, et sa pead füüsiliselt midagi, sa ei keskendu füüsilise maailma muutmisele füüsilise maailma kaudu, vaid kasutad ära inimeseks olemise eelise, et sul on ka kõik kõrgemad vormid olemas. Tähendab mitte ka kõik kõrgemad, vaid sa oled 5-dimensionaalne olend ja hästi täpselt soostud omaks võtma, kuidas tegelikult loomine käib. Ehk sa õpid avama enda kujutlusvõime ehk mentaalse tasandi ehk kausaalse võime
hakkad tundma õppima, kuidas selle kujutlusvõime kaudu saab luua saad luua sellise paradiisi, nagu sa tahad oma elus. Et see töötaks sellisel moel ja tabad ära, et võt see on pingutuseta. Sest kui palju pinget võtab sul näiteks õhupalli loomine või lille loomine kujutlusvõimes. Sa soovid ja see on olemas, siin ei ole pinget. Ja nüüd, kui sa tahad, et see võilill, ütleme paradiisina, siis tuleks sinu füüsilisse maailma, siis meie kultuuri kontekst õpetab, et mõtle välja, mida sa tahad, ehk põhimõtteliselt on see ju, algus on ikka alati idee. Ja siis pane punktide kaupa, teen seda, ehk see on lineaarne. Ja sealt tuleb see pingutus, kus võivad tulla takistused sisse ja tulevadki tihti. Ja tihti sa ei saa seda, mida sa tahad. Isegi kui sa saad seda, mida sa tahad, siis tihti on seal nii palju pingutust vahel ja see pingutus on selle rõõmu sellest ära söönud. Ja kolmas asi, et isegi jälle, kui sa saad selle, mida sa tahad ja ka pingutus ei ole seda rõõmu ära söönud, siis sa tabad ära, et nii kui sa selle saanud oled, siis see rõõm on üsna üürike seal. Sest sa tahad kohe järgmist asja. Eks see on selles mõttes täiesti selline meis, selline labürint, lõks, lõputu lõks. Aga pingutuseta loomise effortless creation on Lesteri otsene kirjeldus ja otse tõlga on effortless creation siis. Pingutuseta on vist effortless kõige täpsem sõna ja vaste eesti keeles. Selle eripära on see, et see rõõm, mis sealt tekib, mis jääbki, ei ole mitte sellest, et sa saad luua endale paradiisid, mida sa saad. See on see, mida ma olen läbi elu praktiseerinud, ma olen saanud väga-väga kõrge eraldustaseme, väga suure rahuloluastme, suurepärase sisemise vabadusastme ja tänu sellele mul on ütleme eluline õigus seda õpetada, sest ma tean, kuidas see käib. Aga see point ei ole, juba sellest saad hästi kiiresti aru ja see on ka sinna kirjeldatud sisse, et see point ei ole tegelikult selle enda asjade loomises või selle rahalise rikkuse loomises, vaid oma loomisvõime avamisest, tekkivast tarkusest, kus sa saad aru, et see loomisvõime avaneb sinust proportsionaalselt sinu isiksuse kasvuga. Siit tuleb teine õppematerjal. Ja. Mis on siis teadmine teaduse tasanditest? Eks see on psüühika GPS. Ehk inimene areneb ehk edeneb oma elus erinevate teaduse tasandite kaudu. See on ometi siuke pikem teema, aga laias laastus me sünnime kõik mingisse väga konkreetsesse hinnaklassi. Sorry, ma tegelikult, et ta ei läheks laiali valguks, ma lõpetan selle eelmise mõtte ära, selle pingutuseta loomise mõtte ära. Ma korraga otsaga vahele, ma vaatan kaamerast, et ega ei peegelda. Ja, sest ta on siuke. Ja mis nurgal ma pean hoidma, et ta oleks nagu hea. Aga võid pärast tegelikult sinna need pilgislaidid on lasta. Okei. Okei. Siis, et see pingutuseta loomine oleks tõesti pingutusena, et see sinu kvantlooming, see on kvantloomine, kui sa lood ettekujutlusse mingi visiooni sellest, mida sa tegelikult tahad. Seda nimetatakse kvantloomiseks. Nii et see kvantloomine manifesteeruks. See on jälle üks kirjelduse viga, mis on meie kultuuri kontekstis palju, et kvantloomine võrdub pingutuseta loomine, ei võrdu. Kvantloomine on selle üks osa. Pingutuseta loomine on siis, kui kvantloomine ka manifesteerub. Kui sa soovid seda. Seal on omakorda üks taotluse erinevus. Sa võid teha seda ka ainult selleks, et nautida seda kujutlusvõimes. Ja läbi selle muuta oma energiat, ehk muuta oma isiksusse. Ja selles mõttes ta manifesteerub isiksusena kohe. Ja siis läbi selle täpse pingutuseta loomise teadmise teed käies, sa saad teada, et see manifesteerumine on sõna otseses korrelatsioonis sinu puhtusastmega, ehk kui palju sa oled vabastanud endast emotsionaalset jama, ehk emotsionaalset valu. Ja vastavalt sellele, kuidas sa seda vabastama hakkad, sa tõusad teaduse tasanditel, sest iga emotsionaalne valukiht hoiab sinu ürgset elujõudu vangis. Hoiab su fookust pinges, hoiab su arusaamisvõimet maailmast hästi piiratuna.
ja läbi selle sa oled nagu üks klaaskuppel teise järgi. Sa viskled oma teaduse tasandi sees. Einstein on juba öelnud, et oli vist Einstein see, et ükski probleem ei ole lahendatav samalt teaduse tasandilt, mis ta lõi. Ehk tegelikult sa ei pea lahendama ühtegi probleemi effortless creationil. Sa pead lihtsalt tõstma oma teaduse tasandit ja see eelmine probleem kaob ära ja sa satud teise maailma, kus see mäng võrreldes eelmise teaduse tasandiga on täiesti kirjeldamatult erinev. Ja siis, kui sa vaatad allapoole, kus ma just tulin, siis tekib see, ei tea, kuidas ma sain nii üldse elada. Mis elus oli? Kuidas ma sain nii loll nagu olla, kuidas see võimalik oli? Ja siis on mõnda aega seal, oled seal uuel tasandil, seal on kõik nii äge, nii teistmoodi, nii kihvt. Ja siis sa tead, et tead, on võimalik veel kõrgemale minna. Ja siis lähed nõks veel kõrgemale, sinu ümber seadistub hoopis teine elu. Teised inimesed tulevad, teised võimalused, teised energiad, sest nad on erinevad sagedused. Erinevad sageduste nagu on sellised väljad või sageduste sellised ribad on erinevad teaduse tasandid. Iga järgmine, iga kõrgem on peenekoelisem ehk sügavam, mis lõdvestab su teaduse fookus selliselt, et su ligipääs teaduse universaalsule, lõpmatule teaduse ruumile, mis tegelikult potentsiaalina meil kogu aeg kätte saadav, praktilisena ei ole. Me võime kõik öelda, et me oleme piiramatud ja piiritud, aga kas sa koged seda reaalselt? Ei koge. Eks see on ilus lause ainult, aga see päris puhas vaimne õpetus, see point ongi see, et sa järjest teaduse tasandile küpsedes, oma valu vabastades ja normaalselt, inimesena normaalselt nagu selliseid printsiipe kasutusele võttes, ehk muutudes järjest normaalsemaks tegelikult, mitte midagi erilist, on hästi lihtne, siis sulle muutub järjest see lõpmatu teaduse väli järjest suuremas mahus kättesaadavaks. Ja siis mõne aja pärast kaob täielikult vajadus manifesteerida midagi. Kusjuures see tuleb just ruttu. Sa aru, asjad manifesteeruvad ise. Sa ainult kergelt mõtled ja juba on olemas. Kergelt mõtled juba on olemas. Alguses see on täiesti ulme, sa ehmatad oma jõust. Kui vägev on sinu loomislabor ehk kujutlusvõime mentaalses. Mõne aja pärast saad aru, et see ongi normaalne. See ongi sinu omadus, see ei ole mitte midagi erilist. Ja sellel teel sa muutud hästi erakordselt tähelepanelikuks, erakordselt alandlikuks. Sa elu üllatab kogu aeg. Ja järjest vähem vajad midagi, sest sulle järjest rohkem tuleb peale. Ja kui siis tabad ära, kui vähe sul tegelikult vaja on. Ja mida tegelikult vaja on väga spetsiifiline, on kvaliteet kõiges. Mitte kvantiteet. Ja siis omakorda hakkad nagu uurima, mida sa tegelikult päriselt tahad, siis varem või hiljem sa jõuad sinna puhta joone peale, tead seda on plissi. Aga kuna enamus inimesi ei tea, mis see on ja see pliss sõna on omakorda ära lörtsitud läbi narkootiliste ainete kogemuste, mis kas on nagu plissi lähedased seisundid ja kõik see ekstaas ja eufooria, need on teaduse tasandid tegelikult. Siis kuna need sõnade taga olev kirjeldus on juba meie kultuuris kaduma läinud, siis on jube raske seda tee otsis ja küles leida, et seda mõista. Ja see minu osa siis ongi, et ma teen oma parima, mida ma oskan läbi kõige, mida ma oskan, et seda nii paljudeni tuua, kui vähegi võimalik on. Teha nii lihtsaks, kui võimalik. Väga äge. See oligi mu tegelikult küsimus ka, et miks sina seda nagu teed? Armastusest oma laste vastu, olgem ausad. Ta algas sellest, aga nüüd ta on juba, ta tegelikult ei ole, siin tegelikult ei ole mitte mingit muud vastust, kui et ma ei saa midagi muud teha. Eks see on ka selles kirjelduses sees, selles puhtade kirjelduses sees, et mõnele inimesele on nagu antud see edasi anda. Mul on kuidagi antud see oskus seda teha. Ehk ma kirjeldan kirjeldamatut. Seal ei ole ju ainet taga. Ja mingil moel ma teen seda 40 aastat juba. Inimesed saavad abi ja palju saavad ja ma ise olen saanud. Et kuna see tee tegelikult on jube täpne, aga tal ei ole sellist, tal ei ole füüsilist alust ühtegi, sest seda kirjeldada saab ainult läbi isikliku praktika. Ja siis see muutub täpseks ja siis inimesed saavad aru, et see on tegelikult täpne. Ja siis sealt tekib turvatunne. Et ei ole niimoodi, et kallistame siit natuke, sealt natuke, võtame seda ainet, tegeme seal ja seal.
siis saame korraks midagi muud kogeda ja siis potsatame oma tavaellu ja siis on jälle raha puudus, see on puudu ja siis oled teises selles äärmuses, et elu lõhestub. Päris puhast teed käies elu ei lõhestu. Meid vastupidi saad aru, et siin ei ole kahte elu. Vaimset elu ja päris elu. Ülipanev. Ma tuleb olemas seda kohe. Et kohe uuriks nende kohta ka, et kui ma nüüd tahangi hakata tõusma ja jõuda sinna, aga kõigepealt, et mida sina arvad vabastavast hingamisest? Et kas läbi selle on ka võimalik neid emotsioone vabastada või mis sinu nägemus selle kohta on? Kuna ma noorena sattusin sügava jooga praktika peale ja sain vabastamise meetodid otsa läbi taotluse ehk ilma vabastav hingamine või kõik, mis on lisaks sellele ainult taotluse kaudu vabastamisele, on lisand. Selle tee sisse käib absoluutne tolerants kõige suhtes, ehk minus puudub see, et ma nüüd ütlen, seda tohib teha, seda ei tohi teha. Iga asi on teatud inimesele ongi vaja mingeid lisandeid teatud perioodiks, et ta saaks aru, millega on tegemist. Eks see päris puhas tee, päris puhtas vormis, ka mina panen vahest natuke lisandeid juurde, et oleks nagu millestki kinni hoida. Sest tegelikult ta taandub ainult taotluse kasutamisele. Seda on liiga vähe. Seda on peaaegu võimatu õpetada alguses, sa pead millegi kaudu seda õpetama hakkama. Siis aus vastus on, tegelikult ei ole vaja. Aga kui sul on vaja, siis tee, ehk kasuta kõike, mis teeb sulle paremaks. Ja kui sa saad läbi selle mingi aja pärast, kui sa saad läbi vabastava hingamise tabada ära, et sa saad sellesse sügavusse oma isiklikus traumaatilises ajaloos ilma hingamiseta, ainult läbi taotluse ka. Siis see, mis see hingamissessioon on tund aega või mida sa teed seal, siis tabad ära, et see on liiga suur ajakulu. Aga kuniks sa seda ei saa ja sa ei oska juhtida ja sa saad selle tunni ajaga nii palju endast vabastada, et sa oled teine inimene pärast, siis see on vähem, igal juhul parem, kui sa seda ei teeks. Kordades parem. Ehk iga asi on õige omas arengujärgus. See on selge. Minul endal on vabastava hingamisega muidugi erikeis selles mõttes, et ma ka proovisin kõike noorena, mis sellel ajal oli nagu tõesti kõike, mis mulle kätte sai. Sattus, et ma otsisin nii meeleheitlikult seda puhast ja õiget teed. Ja mina sattusin ühele seansile, kus ma ikkagi sain metsiku trauma. Sest see, kes seda juhendas, ei teadnud, mida ta teeb ilmselgelt. Ja seal, mis toimus, seal inimesed karjusid, röökisid, oli mingites tohututes protsessides, ta ei osanud mitte midagi teha nendega. Ta oskas küll sisse viia, hingamine ise viib sinna, aga mis sealt edasi saab, kuidas sa vabastad need karjud välja või? Ja siis see oli seal nagu loomaaed ja see ei olnud midagi ilusat. Et see ikkagi väga-väga sõltub juhendajast. Ja mul tuli ennem veel mitu mõtet. Kõigepealt see, et kui inimene nüüd ennem kuulas selle jooga kohta, et võib-olla ta tahab hakata seda ka nagu proovima, seda jooga teed nii-öelda, et oleneb, kus inimesed elavad, võib-olla koha peale, kas saab ka kuhugi minna tegema joogat või kas sul on soovitada mingit online asja, et proovida seda jooga teed. Sa mõtled hatha joogat konkreetselt? Või näiteks see kriia jooga? Kriia hatha jooga on üks kriia jooga osa. Ehk kriia hatha jooga koos sedona meetodi puhastamistega, siis ma teen kõik asjad ka online'is. Mul on väga suured rühmad, mulle Tao keskuses, kus ma teen tunde esmaspäeviti ja teisipäeviti, nüüd hakkab uus aeg. Esmaspäeval on edasijõudnute päev ja teisipäev on algajate päev. Ja seal on selline kombo, mida ma olen läbi aegade, mis on tohutult hästi töötanud, ma nimetan stalkeri inkubaatoriteks neid. Ega on inimesed ma teen alguses nagu 4-kuulise, aga nad kõik tegelikult tahavad edasi minna, reaalselt ta muutub 9-kuuliseks, peaaegu keegi ei katkesta seal. Et sügisel alustame, kevadel lõpetame. Ja see on selline kombo, et on tund aega kriia hatha joogat, siis on pool tundi jooga nidrat. Ja siis on tund aega spetsiifilist nagu ühelt poolt loenguvorm koos praktikatega, vaimsete praktikatega või täpsete praktikatega, teadvuse praktikatega, kuidas võimalikult kiiresti vabaneda
kõikide alumiste, ma nimetan allalati eluks seda, kõikide alumiste kannatust tekitavate teaduse tasandite mõjust ja viskuda, teha hüpe, see sõna otseses mõttes, see on kvanthüpe siia teaduse tasandile, mida nimetatakse julguse aususe tasandiks. Siit muutub elu elatavaks, alla selle on kannatus. Ja siis Stalker 1 on, kuidas see ära teha. See on teisipäeviti ja Stalker 2 on siis edasi jõudnutele on esmaspäeviti, kes on juba selle ära teinud, kes on 1 aasta mul käinud ja kes lähevad sealt edasi fine tuninguga siin armastuse ja bliss-seisunditele lähemale. Väga põnev. Ja eraldi saab võtta täiesti selle Kriia Hatha joogasa. Ja jooga nidra me oleme teinud vabaks kõigile, kes liituga hommika meililistiga. See on tasuta kõigile. Et mul on podcast, mis kirjeldab kõiki neid teaduse tasandeid, et saada endale üldpilt ette ja panna endale diagnoos, kus ma olen. See on hästi selgelt ja üheselt aru saada, kui sa need läbi kuulad, kus sa ise oled. Tavaliselt inimene võngub erinevate vahel, aga mingi tema kodus jukke. Et kui ei ole parasjagu ei midagi eriti head sündinud ega parasjagu midagi halba ja sa oled üks iseendaga, sa ei feigi, ei keep smiley, mida sa siis tunned? Ja kui sa oled hästi aus, see ainult läbi aususe töötab, siis sa saad aru, kus teaduse tasandil sa oled. Ja kui sa paned endale konkreetse, siis mitte see ei ole pitser selles mõttes, et ma olen nüüd siin paigas, vaid see on see koht, kus sa saad ausalt hakata tõusma. Iga järgmisele on väga konkreetne tee, kuidas sa saad sinna eelmisi vabastades. Et see on tee, mis tõesti töötab ja see on selline, selles mõttes seda, kuna ta töötab ilma kõrvale kalleteta, ehk siin puudub tavamõttes see müstilisus. Me ei kasuta siin mingeid maagiat, müstikat, mingeid loitse, mingeid selliseid asju, et me ei saa nõidadeks ja me ei arenda välja ülivõimeid. Need on kõik kõrvalteed. Ülivõimed tekivad niikuinii, need on tegelikult su kõik normaalsed võimed, et sa inimesena oledki üdini ülivõimekas, ülivõimed avanevad vaikselt loomulikult ise neid eraldi arendada välja. Eks ta läheb hästi tavamõttes nagu hästi pragmaatilist talupoja tarkust mööda, kuidas oma elu teha kogu aeg paremaks ja läbi selle seda võib nimetada kiirteeks. Ristumine peateega, kiirteega. Neid puhtaid õpetusi nimetatakse peateedeks ja kiirteedeks. Seal iga aasta kõrvale näiteks avastan, et mul tekib võime ravida. See tekib juba kiiresti, kui sa aktiveerid oma südame ja tabad ära, et käsi niimoodi kiirgab, et ükskõik, kus sa peale vaned, seal tekib selline bliss out, et rakk peaks loll olema, kui ta ära ei ravi ennast. Ja siis panen selle suure sildi, olen suur ravija nüüd ja siis hakkan palju raha võtma teistelt ja siis kaon sealt kiirtee pealt. Eks selliseid asju ei tehta seal. Muidugi jälle, ma olen inimene, ma saan valida. Ma võin ka selle põrgu läbi käia. Ma võin kõike valida. Ega seal ei ole ühtegi piirangut. Iga hetk sa võid, kui sa soovid kiirteelt väljastuda, sa võid valida mingi kõrvaltee. Hakata suureks maagiks näiteks. Aga lihtsalt seal on täpne kirjeldus, mis sind siis ootab, kui sa seda teed. See on ka hea. Et sa ei koba enam udus, et see on nüüd oluline, et kui ma saan nüüd selle ülivõimu, siis ma olen vägev tegelane, siis ma saan selle. Et seal siuke teistest, kõik, mis on see teistest parem, kuidagi eriline, kuidagi siuke, see kaob täiesti ära. Vastupidi, sa muutud päriselt sellel õigel teel olija, puhtal teel olija muutub järjest normaalsemaks. Järjest alandlikumaks, sügavalt alandlikuks. Siis piisab, kui sa ligi lähedasi seisundid oled kogenud blissile, juba ekstaasi seisundid, sellised ekstaased, sa ei saa ikkagi, sa ei saa toimida enam. Seal tekib selline alandlikus elu vastu, sa saad aru, et sa ei tea mitte midagi tegelikult elust. Ja kõik see, mida pakub see, et sa oled nüüd natuke siit parem või sealt parem, see on selline lasteaed sellega võrreldes. Et see lihtsalt ei ole huvitav enam, nagu mänguautodega mängimine. Nii põnev. Kohe uuriks lähemalt jällegi selle kohta, et kui inimene kuulab ja mina ise ka samamoodi, et mida nagu hakata tegema, et tulla nagu välja sealt nii-öelda mudast, kus me oleme. See 0 klass, kõige esimene klass, et ma ei peaks seda lõputult edasi tegema, seda esimesed aastad, kui ma läksin Sedona meetodit õppima, tegin suuri koolitusi suurtes saalides Sedona meetodil, ehk see on siis, kuidas oma emotsionaalset valu vabastada, see on puhastustehnika.
mida paraku, kui sa lööd sisse see tonameetod, tuleb seal mingi 5 küsimust, hakkad ise tegema, ei tööta või töötab niimoodi nii ja naa ja või ta on siuke nagu mitte midagi. Hästi palju on tagasisidet antud, see on jälle nii ära nuditud seal, et sul peab olema, et see päriselt kogu oma sügavuses, ilus ja sellises totaalses nagu kultuuri konteksti mõistes, et sa saad aru, mida sa teed, selleks peab olema taustateadmist ja ülitäpselt kirjeldus, seda ma oskan tõesti anda. Ja selleks ma salvestasin Sedona meetodi baaskursuse videokursusena, seal on päris palju materjali ja see on Kodukal olemas videokursusena. See on 0 klass, sellega kaasneb veel igasugust soodustust hästi palju igat pidi. Et ma soovitan, kellel vähegi võimalik, see ei maksa ka midagi eriti, et isegi mäleta veel, mingi 100 € midagi nii. Et see on selline investeering, et sealt edasi su elu ei ole enam endine, see ei ole võimalik. Et see tagasiside siit tuleb, mul ei ole ühtegi päeva, kus mul ei tule vähemalt 10 kirja inimeste tagasisidega, et see on ikkagi pöördekoht inimese saatuses. Sa saad puhta õpetuse puhastusmetoodika. Ja 5 keha selle süsteemi täpse kirjelduse, kuidas kasutada taotlust, läbi teadvuse tasandite, kuidas emotsioonid töötavad. See on teadus. See on teadus inimese psüühikast, eks see on tegelik psühholoogia. See on täpne. Mul oli ennem paar mõtet, ma räägin need ka ära, et selle pingutuseta loomise kohta, et mul on ka nagu plaanis üks selline väga võimas koht luua, mida ma tunnen, et on jällegi mul endal vaja ja ka tunnen, et on ka teistel vaja nagu. Ja ma tean, et see koht tuleb, mul on see nagu koht, nagu mingi allalaadimine on juba ära toimunud ja ma tean, et ta tuleb. Aga mul on üks sõber, ta on ka nagu loond, tal on ka nagu Virtsus on omad ka mingid majad ja aga ma näen, et ta ongi niimoodi loonud, et tal oli plaan, ta pani kirja, hakkas tegema see on ju. Ja ta hakkas mind ka nagu juhendama, et et davai, et võtame KV lahti on ju, hakkame maad otsima on ju. Ja hetkel mul seda investeeringut teha ei ole, ma tean, et see mingi aeg tuleb. Ühel või teisel moel, see ei pea nagu raha kaudu olema. Ja ma kohe talle ütlesin ka, et ta on nagu välismaalane, ma ütlesin, bro, I believe in magic. Et ma ei taha hakata seda nagu käima, et nüüd otsime, nüüd lähme. Ma usun, et see tuleb nagu niimoodi, et see lihtsalt tuleb nagu, kuna ma olen seda ennem ka kogenud, et ma ei pea hakkama nagu rassima ja nüüd panen see kuu panen nüüd 4000 kõrvale ja nüüd panen 5000 kõrvale ja nüüd hakkan ehitama, vaid mingid nagu sünkroonsused juhtuvad ja asjad nagu tulevadki nagu nii kergelt, et see on nii huvitav. Aga miks sa seda esimest teed, mida see su sõber sulle pakkus, raskeks kirjeldad? Mul kohe tekkis selline tunne, et miks sa seda tunnet ära ei vabasta? See on omakorda piirang, kas pole? See ei ole vabadus. Ehk see vabadus seal taga, siin on nüüd üks lõks. See on enesearengu lõksud, ma teen avaliku podcasti lindistuse 18. Pidin promoma siin, aga unustasin ära, kus kohas on avaliku podcasti panen kõik lingid alla. Ja, lindi alla panema, et kuna meil on podcasti 5. aastapäev, siis algas siis me teeme avaliku lindistuse esimese. Ja kuna neid läbi aegade, läbi selle, kuidas kui palju ma olen õpetanud, praegu tõesti 40 aastat, siis ma järjest komistan sellistele kirjeldustele, nagu sul on. Ehk sa lähed teise äärmusesse, et nüüd ma saan ainult nii, et põhimõtteliselt ainult kujutlen ette, kohe tuleb. See võib väga vabalt olla niimoodi, et sa kujustad selle ja sul tuleb keegi sõber, kes ütleb, et teeme nüüd selle, võtame KV lahti ja vaatame, mis siin on. Kui sa paned sinna sildistuse, et ei, see on see aine kaudu loomine, ehk reaalselt, kui sa ikkagi võileiba tahad saada, see ei tule nii, et sa mõtled ja võileib tuuakse sulle. Võib-olla tuuakse, kui sul on hea naine. Võib-olla tuuakse, kui sa istud kuskil söögikohas. Aga vahest on vaja ise võtta see kappi uks lahti ja panna võid peale selle leivale. Ehk siin selles mõttes ei ole vaja ennast piirata, aga mida ei ole mõistlik teha, teha seda raskelt.
ja siin ongi see puhastusaeg, tabad ära igal hetkel, ükskõik mida sa teed, kas ei tähenda, et ma füüsilist tööd ei tee, mulle väga meeldib teha. Mu mees ka ehitab reaalselt, me 7. maia lähme praegu reaalselt ehitab, et ma olen terve elu maja ehituses elanud. Maja ehitus ei käi niimoodi, et ma kujutan ette järgmine hommik on maja olemas. Eks siit teistpidi see on nagu lillelapslusesse minna, vaat see on teine osa, mida ma hästi palju maha tõmban inimestelt. Et kui sa võtad sellest füüsilise kehaga tegutsemisest maha kõik kogu vastuseisvad, kogu emotsionaal, kõik oma need, miks see on raske, miks sa ei taha seda teha, miks seda ei tohi teha, kuna sa oled nii vaimne ja pead nüüd looma ainult läbi kujutlusvõime. See elu on palju huvitavam. Vahepeal ma teen ka väga justkui rasket tööd, aga ma teen seda suure rõõmuga. Ehk selle koha, see on natuke pikem teema. Ja selle koha võib ümber vaadata. Selles mõttes hästi hea kogemus, mul oli sama asi, mul on terve elu olnud see mereäärne krunt, ma nii hirmsasti olen tahtnud seda. Ja see tuli niimoodi, nüüd just. Aga ma ka tegin selle jaoks ikkagi mingid sammud. Muidugi peab tegema. Ja siis see tuli, aga selles mõttes see ei ole vaja kunagi ära killida. Aga mida küll on väga mõistlik teha, mitte midagi teha raskusega. See tähendab seda, et mitte midagi teha koos negatiivse energiaga, negatiivset emotsiooni samal ajal kasutades. Siis see lõhub. Sellel ei ole mõtet, see on point. Nii kui sa selle sealt maha võtad, nii sul hakkab see tee muutub järjest libisevamaks, järjest ilusamaks, järjest täpsemaks. Ja nii kui kaovad ära need piirangud, et see on nüüd puhas pingutuseta loomine, see on nüüd siuke tavaline raske loomine. Tegelikult elu on üks. Raskus on ainult psühiline seal taga. See koht hästi. Ei, ma olen selle kõigega väga nõus. Seda lillelapslust, mis tuleb sellest manifesteerimisest, seda on kogu maailm täis, see on košmaarne. Jah, ma olen sellega täielikult nõus. Toon ühe näite veel, et üks sõber mul ka, ta juba pikalt müüs oma ettevõtte osalust. Keegi ei tahtnud, juba oli peaaegu selle ära unustanud. Ja lampi talle pakuti, et lähme vaatame ühte maad, et ühele sõbrale, tema sõbrale siis kõnetas üks maa nõval täiesti metsa sees keset looduskaitsevööndit, lihtsalt mingi elamumaa nagu mind blowing. Maja ees on kohe mingi sammal ja mustikad ja mingi ebareaalne koht. Aga tal ei olnud plaanis seda nagu isegi osta. Läksid vaatama seda kohta ja tal lihtsalt käis mingi klikk ära, et okei. Minu oma. Ja saad aru 6 aastat hiljem, kui ta oli oma osalust müünud, pakuti talle ära osta see osalus täpselt sama summaga, mis selle maa hind oli. Sellised asjad, nagu kuidas see üldse reaalne nagu on. No, nii see ongi reaalne. Nii see töötab. Seda ma nagu usungi, et mul oligi see, et ma tean, et see nagu tuleb läbi nagu nii-öelda maagia. Ma ei ütle seda, et ma ei tee midagi, ma tegelikult, mul on nagu graafikud täis, ma hoian oma energiat, ma oskan nagu seda hoida, ma olen õppinud seda hoidma. Ja samas ma teen siin on jälle natuke see, mul kohe, ma olen see täpsuse friik. Mida sa pead hoidma? Miks? Hoiad mida? Mis energiat sa hoiad? Energia ülevool on normaalne, kui sa ei hoia midagi. No lihtsalt ma olen kogenud seda, et kui ma hommikul lähen jalutama metsa, olen vaikuses, teen trenni, võib-olla teen joogat. Kui sa seda kõike ei tee, mis siis juhtub? Tuleb unetus ja muud, mul on uni ka hästi oluline, et ma puhkaks välja ennast. Et kui ma tunnen, kui ma seda ei tee, kui ma ei liigu, ma ei joo vett, eile käisin Allikal on tund aega Tallinnast, kui ma kõike neid ei tee, siis ma kuidagi jooksen kokku, mul on vähe energiat, ma ei jõua oma asjadega nagu tegeleda, et oletame selle konverentsiga on tegemist, on ju, nüüd nagu podcastidega, monteerimised, hingamised, on vaja need hingamised ülesse panna interneti, on vaja need ka ellu tuua, ehk et väga palju nagu tegemist on ja siis on hea nagu puhata selle kõrval. Ja mina väga soovitan, müük sulle maha sinu võimekuse
emotsioone vabastada sellisel moel, et sa ei ole sõltuv sellest, kui palju sa parasjagu, vett jooma peab, selles mõttes keha vajab mingid keha baasvajadused muidugi peavad olema täidetud. Aga kõik see muu on suures osas tegelikult müüt. Mis on väga vajalik siis, kui sul on palju alla surutud emotsioone veel, aga kui sul on ikkagi teatud kriitiline arv neid vabastatud, siis ei ole tegelikult enam vahet. Kas sa käid hommikul jooksmas või ei käi jooksmas või mida sa teed või ei tee, sul on ikkagi overflow energiast. Ja see on vabadus. Siis sa võid kõiki neid asju teha, mida sa armastad teha. See ei tähenda seda, kui käid lihtsalt sellepärast, et on tore käia väljas. Aga ta ei ole kriitiliselt oluline enam sulle selleks, et ennast hästi tunda. Kõik see, mis on kriitiliselt oluline, et ennast hästi tunda psüühiliselt, energeetiliselt, välja arvatud keha baasvajadused, mida keha peab saama teatud toitaineid ja teatud hulga vett, on tegelikult piirang, mis ei ole vabadus. Väga hea, seda oli mul vaja kuulda. Ja ma olengi valmis sellega nagu edasi minema. Ja tegelikult ma põhimõtteliselt, ma ei teagi, mis see toona meetod nagu ongi. Ma kohe küsiks, aga kõigepealt veel mingi mõte oli veel, et et selle loomise kohta, et võib-olla lähme sealt edasi, et okei, et sõber pakkus mulle, et teeme KV lahti, on ju. Kõigepealt hetkel mul nagu ei ole seda nii-öelda rahagi, et maad osta, et ühesõnaga, et kuidas ma selle siis tunde nagu vabastan, et see on juba teletehnik, millased ütlevad. See on nagu step by step juba kursus. Eks see on see, kuidas seda teha. See ongi see, mis tuleb ära õppida. Ja see on, ma vist mingis podcastis alguses proovisin nagu mingid tehnikaid natuke anda, ma olen sellest loobunud, sest ta devalveerib. Tegelikult on võimalik anda neid tehnikaid niimoodi, aga nagu ma alguses kirjeldasin, et siin peab olema see kontekst siin taga ja selline harjutamise mingi aeg, et see asi ei muutuks selline, see on jälle see asi, see ei tööta niikuinii. Ükski asi ei tööta, kui sa ei tee seda ära. Et ära teha mingi asi, et seda sügavalt mõista, et sa päriselt tööle hakkab, selleks on vaja natuke aega, mis ületab selle podcasti limiidi. Et selles mõttes ma seda sulle õpetama ei hakka, kuidas seda teha. Jah, ma teadsin, et me täna ei hakka siin kursust ma läbi ei viisi. Meil ei ole nii palju nagu aegagi. Et on ikkagi üldse vaate andmiseks on podcasti formaat. Et mis on võimalik nagu, et seda on hea ja kus suunda nagu võib vaadata veel, mida sa ei ole vaadanud. Jah. Ma arvan, et meil ei olegi mõtet rohkem Sedona meetodist nagu rääkida. Sa juba kirjeldasid väga nagu ilusti ära, et mis värk on nagu ja metoodika piirangutest vabanemiseks on ta puhastamise osa. Teine osa on, selles mõttes ma võin kokku võtada nagu kolmeselt suurelt, mis Sedona meetod on. Ta on oma printsiibilt on ta totaalse vabaduse meetod, absoluutse vabaduse meetod ehk puhtõpetuse liin, eesmärgiga jõuda täieliku vabaduse ehk enese realisatsiooni ehk valgustumiseni. Sellel teel must be, sa pead vabastama, sest muidu ei ole see võimalik ego lahustama, ehk see on, seda on meetod nagu algklass, on puhastumine, ehk kuidas vabastada emotsionaalset valu. See on põhiline, kuidas meie kultuuri kontekst seda meetodit tunneb, tead, see on väike osa sellest. Seal kõrval, et seda teha, sul peab olema selline teadmine nagu lahti ühendus, kuidas tulla teadvale, kuidas kõigepealt sellest, et valu vabastada, sa pead fookusega sellest välja häälestama. Ehk teadvale tulek, need käivad koos nagu sukke saabas, aga on erinevad asjad ikkagi. Ja siis sinna kõrvale Lester avastas, et see, mida ta püüab inimestele edasi anda, see vabadus, tegelik vabadus, mida ta näeb, et kõik tegelikult tahavad, aga nad ei oska seda tahta. Ta ei saa neile seda maha müüa, sellepärast, et nad ei suuda seda tahta, kõik tahavad rikkaks saada. Siis sinna tuli see pingutuseta loomise eraldi õpetus, kuidas see käib, et enne siis Jumala eest tee endale see rikkuse aste, kuniks sa oled nii täidetud ja toidetud, et sa saad aru nii küpseks. See küpsetab su nii küpseks, et sa saad aru, et sa tahad selle tagust asja tegelikult. Eks see kõik kokku on seda meetod. Väga põnev. Vaatan palju, mis rääkinud oleme juba. 18. Päris palju. Üle poole teist tavaliselt.
Natuke avaliku esinemise kohta ka, et nägin, et tegid ka mingit koolitust, avaliku esinemise koolitust, et kuidas su enda lugu avaliku esinemisega on ja miks sind see teema paelub? Ma ei tee avaliku esinemise koolitusi, see oli suviste meisterklasside üks moodul, Sedona meetodi vabastamiste selline sihuke meisterklass oli mul ja seal olid erinevad eluvaldkonnad ja neid ma palusin tagasisidena oma õpilastelt, eelmise aasta stalkeri õpilastelt ja seal tulid sellised moodulid, mis ikka tavaliselt raha ja tervis ja paarisuhe ja siis üks tuli nendest avalik esinemine. Ja kuna ma olin enne just talvel käinud Erik Edmitsi Speaking Academy's, siis ta oli teistpidi nagu mulle nii akuutne ja aktuaalne ja siis ma omakorda tõin ühe spetsialisti endale sinna lisaks abiks. Avalik esinemine on minu eluviis olnud, selles mõttes mul ei ole sellega olnud kunagi teemat, ma ei ole tulnud selle peale, et seda kuidagi mingiks eriliseks asjaks teha või seda õppida kuidagi, sest ma olen terve elu selles elanud. Ma olen elanud laval, lava on minu kodu, aga kodutantsides ja avalik esinemine oma õpilastele, mida on mul alati väga suured rühmad olnud, 100 inimest niimoodi, et osa siis Zoomis, osa 30 umbes saalis, siis see on nii loomulik minu olemise viis, et see ei ole mulle teema. Aga kui ma käisin Eeriku sellel üritusel, mingi promoüritus oli, siis ta mulle isiksusena lihtsalt nii meeldis. Ja kuna see oli nii kallis, siis see mingi asja hind nagu määrab, on teatud sõel, mis määrab teatud hinnaklassi, siis mind lihtsalt huvitas, kuidas selle hinnaklassi asju tehakse, punkt 1. Ja ma tahtsin olla selle tema energia väljas. Ja mõlemad asjad ma sealt sain. Ma ei saa öelda päris aus olla, et ma sain mingi fenomenaalse hüppe avalikus esinemises, aga ma ka ei läinud selle järgi. Aga ma sain küll selle õpetamises. Veel kord, et tänu sellele, et ma seal käisin, ma üldse võtsin selle mooduli teha. Ja nüüd mind, nagu sa kutsusid avaliku esinemise sinna, nüüd ma tean, kuidas seda õpetada, selles mõttes ma sain palju. Mul on nüüd see nagu teadmine, kuidas päris maailma tipp seda õpetab, edasi annab. See on hästi kihvt. Kuidas sul on tunne selle ees oleva konverentsiga? Kui sa mõtled selle peale, et mis ma päris aus olla, ma ei mõtle üldse. Ma elan hästi reaalajas. Et kui see tuleb homme, siis ma tõenäoliselt eelmine päev mõtlen selle peale. Mitte mõtlen, see tegelikult käib veel teistmoodi. Ehk nii kui sa selle mulle ütlesid, nii see läks mu teaduse välja ja nii ta hakkab moodustuma ise. Ta mingil hetkel nagu, ja vahest kui ma lähen pikali, siis sealt tuleb mingi nüanss või mingi detail ja vahest tavaliselt laetakse alla kogu see asi vahetult enne või samal hetkel, kui ma laval olen. Et ma elan hästi intuitsiooni, inspiratsiooni pealt hästi. Kõik mu tunnid on nii. Ma ei valmista midagi ette kunagi. Selles mõttes mulle see siin väga sobib. Väga äge. Ma ei loe maha kunagi midagi. Ja, mulle ka nii meeldib. Natuke kuulajatele selgitan seda avaliku esinemise teemat ka, et see tuleb sellise nii-öelda ettevõtte alt, nagu on AVA ehk et autentse väljendamise akadeemia. Ja see AVA tähendabki nagu, et ava oma potentsiaal, ava oma süda, ava see, mis sul on nii-öelda avamata, et väga individuaalne, ava oma hääl, et ja see pikem sõna ongi autentse väljendamise akadeemia ja ma tunnen, et seal konverentsil me saamegi nagu teoreetilist teadmist, aga ma arvan, et kõigega on nii, et neid teadmisi peab hakkama ka kehastama. Ehk et ma võin käia 10 koolitusel, märkmikuga panna kirja ja kuulata kõik võimalikud podcastid ära, aga kui ma reaalselt ei ole sinna lavale läinud, siis nagu mu keha nagu ikkagi võib-olla läheb friisi ja et ma arvan, iga asjaga on nii, et seda peab tegema nagu, et
et selle tõttu ma ka hakkan tegema neljapäeva õhtuti Avangu coaching keskuses praktikapäevi, nagu kus iga osaleja saab proovida ka nagu teha sellise 4-minutilise kõne, et hakata nagu tunnetama seda tunnet, mis seal tunne on nagu laval olla. Et kui keegi tunneb, et soovib sellel teemal nagu areneda, et olete väga oodatud, et ma panen selle info ka alla. Meil tuleb väga palju linke sinna alla, aga igatahes olete mega oodatud. tänuväärne töö, see Jaa. on nii palju struggle ivad inimesed sellega. Tohutu piirang või ei julge väljendada ennast. Hei, monteerin hetkel videot ja väga hea meel on märku anda, et loome ühe töötoaga koos Annikaga. Nii et te olete väga oodatud sinna 23. oktoobril ja ennem Annikat toimuvad töötoad veel ka Kerli Rannalaga, Anu Tähemaaga, Roland Tokoga ja Aveli Jänesega. Nii et kui tunned, et soovid oma häält avardada, tulla nähtavaks, siis oled nendele õhtutele väga oodatud. Ma tunnen, et saavad olema väga tervendavad ruumid. Kui kõnetab, info on all, oled väga oodatud ja lähme saatega edasi. Aitäh! Mida sina näed, et mis see nagu üleüldine, kui me vaatame näiteks ainult Eestimaad ja Eestimaa inimesi, mis see nagu põhiline nagu mingi probleem on või kus Teadmatus. inimesed kinni nagu on? Teadmatus. Ainult teadmatus. Ja mitte ainult Eestimaal. Jah. Ehk teistpidi see on see segadus. Ehk on tohutu ülevoog, tohutu miks kõigest, kõik on lubatud, kõik on miksitud. Et on selguse puuduseks see vana hea meistrid, selid õpipoisid, see liin on kaduma läinud. Kõik õpetavad kõike, ei ole mitte mingit enam nagu sõelasid, kes võib mida õpetada. Ja kes on pädev midagi õpetama. Ja üks selline asi, mis üleüldises eneseabis on, et kui sa oled õpipoiss, nagu teed oma esimesi samme, siis hea selline tava on see, et sa teed seda ise üksi vaikuses koos oma õpetajaga, nagu saad teed ja siis küpsed selliks. Sell on see, kes juba teab, metoodika on tal juba selge ja teeb sükest nagu tublit tööd. Meister on see, kes lendab selles, elab selles, hingab seda, kehastub selleks. Ja läbi aegade tegelikult on õpetanud meistrid. See on jube kahju, et see on kaduma läinud. Inimesed ei usalda enam midagi ega kedagi. Ja ühelt poolt võib öelda, et kõigil on kõigile midagi õpetada, see kahtlemata on nii. Aga kui sa tahad mingis konkreetses asjas saada kõige lühema, võimalikest kõige lühema ajaga, võimalikest kõige paremat kvintessentsi. See on ülimõistlik minna selle ala tipu juurde. See on see, mida ma olen õppinud ja teinud ise, sest eluaeg on liiga lühike, et õppida õpipoistelt, õppida sellidelt. Ja kui inimene saab ja Eestis on, igal alal on oma meistrid. Pareto seaduse võib-olla see tõelise Pareto seaduse läbi teadvustamine oma elus on minu üks suur selline hästi suur upgrade olnud. Elus on mõned asjad olulisemad kui teised. Mõned asjad on kriitiliselt olulised. Aga üks asi on nagu eluliselt oluline. Eluliselt oluline on see, kes sa isiksusena oled, mida sa teed, mida sa praegu, kuhu sa praegu paned oma fookuse, kus suunas sa oled. Kellelt sa õpid, millel sa ja ütled. See on sinu eluaeg kogu aeg. Sa maksad oma eluga iga asja eest. Ei ole nii, et ma patan siit natuke, siit ja siit. See kõik on sinu elu. See läheb su elu sisse juba. Siin ei ole proovimist. Elus ei ole proovimist. Elus on elu kogu aeg. Selles mõttes ma olen hästi valiv. Hästi kriitiliselt valiv. Ma valin kõrgkvaliteedi alati. Et seda selgust tuua rohkem. Seda ma nii väga püüan oma hommika podcastidega ja kõigega, mida ma edasi annan, võimendada kvaliteeti ja võimekust valida kõige parem.
see on ka väga tänuväärne töö, et suur tänu, et teed seda. nagu sinagi. Ja laiendan natuke enda küsimust, et kogu maailma nagu kohta, et kuhu maailm liigub, et kas sa oled seda ka mõtestanud, et noh, seda võib väga nagu nii-öelda negatiivselt vaadata, et on suurkorporatsioonid, on ju, on igast vaktsiinid ja värgid ja et tahetakse inimesi kontrollida ja meedia ja kõik, on ju, aga noh, mina ka aina rohkem ikkagi vaatan nagu ilusamat poolt, et inimesed ikkagi aina rohkem ärkavad ja tervenevad ja ja tulevad rohkem nagu südame tasandile. Aga kuidas sina seda mõtestad, et kuhu suunas me üleüldiselt liigume? mina toetan siin karmilt jälle meistritele, sellepärast et kui ükskõik mis negatiivse asjaga siin kaasa minna, sa võid hulluks minna, mitte millegi ei ole mõtet siis enam. Ehk tegele rahulikult iseendaga, jäta maailm rahule, sest maailma selliselt, nagu sa seda tajud, ei ole olemas. Sina tajud oma taju maailmast. Igaüks tajub oma taju maailmast. See on perception. See maailma reaalsus taga, see on see 5. dimensioon, mis on niikuinii kõik üks. Et kõige tervem talupoja tarkusest lähtuvalt on mitte sellega tegeleda ja teha maksimaalselt, olla maksimaalselt kasulik, teha ennast maksimaalselt tugevaks, terveks, targaks, heaks ja laiendada seda nii palju, lähed oma keha alusest maailmast, oma lähiringile, lastele, perele, sõpradele, õpilastele ja see laieneb ise. Ja siin üks väga-väga selline leevendav või lohutav teadmine on see, et igal järgmisel teaduse tasandil sul tekib suurusjärk jõudu juurde. See tee ei ole lineaarne. See tee on logaritmiline. Ja järgmisel teaduse tasandil sul madalamate teaduse tasandite mõju muutub peaaegu olematuks. Et kõik see, mis on hirmutav ja arusaamatu ja mille puhul sa oled haavatav, järgmisel teaduse tasandil see sind enam ei puuduta. Ja omakorda sinu mõju on logaritmiliselt tugevam. Selles mõttes võitlusele ei ole mõtet oma jõudu raisata. Veel vähe muretsemisele. Lihtsalt jõu raiskamine. Ehk tee ainult seda, mis toodab sulle edenemist juurde, et kõrgemale minekut. See on lihtsalt praktiline. See ei tähenda seda, et sa oled jälle lillelaps, et sa ei tea, mis toimub maailmas või et sa paned silmad kinni ja ütled, et kõik on ilus ja kõik on hea. Ma olen kursis, mis toimub, aga ma hästi rahulikult keskendun oma isikliku paradiisi loomisele, mis mul on loodud väga juba kõrgel tasemel. Ja mis selle taga on ikkagi, on sellised kogemused, see päris reaalsus seal, selle olmelise duaalse reaalsuse taga on midagi, mis on päriselt avastamist väärt. Mhm. Ja seal ei ole neid probleeme. Väga ilus. Sest veel üks asi veel, et kõigel negatiivsel ei ole negatiivsus alust. Põrgul ei ole põrgu juurde. Kõik on üks, on ainult üks mina. Mhm. See päästab, kui sa sellest teadmisest päriselt aru saad. Mhm. Eriti, kui sa seda näed. Selles mõttes läheb elu lihtsaks. Nagu päriselt lihtsaks. Aga see ei tähenda, et see kuidagi nagu lillelapslus on. See on nii põnev teema. Ma ootan juba, et ma saaksin, kuidas sul nende kursustega on? Kodulehel on kõik olemas, omika.ee. Need toimuvad koha peal ka või nagu Jaa, koha peal on ka. algajatele ka? Jaa, teisipäeviti on algajad. Kell 5:30 on kriia jooga, kell vist oli 5:30, 6:30 kuni 7 on jooga nidra ja siis kella 7:30 on see stalker 1 nagu spetsiifiline see, et me istume, ma räägin ja teeme mingi praktika. See on võimalikest kiirem upgrade üles. Väga põnev. Ma kindlasti tulen. Väga tore. Aga tõmbamegi siit kokku täna.
kuidas sul tunne jäi, tuli? minul jäi väga hea tunne, sest sa oled nii spontaanne, sa oled nii sügavalt hea ja siiras. et silmast vaatab see nagu puhas sädelusest, et seda oli nii tore kogeda, et su süda on nii lahti ja sa nii ausalt aitad inimesi. Seda on nii tunda, et mulle jäi väga-väga meeldiv sinuga, väga tore. Esimest hetkest peale, kui ma siia tulin. Juba enne seda. Mul on väga hea meel, et me kokku tooks saime. Et sa me üles korjasid selle ühenduse sisse, et sa sattusid sinna. Aitäh sulle, mulle ka väga meeldis. Ja kuulajatele ka tänud. Ja kui soovid toetada kanalit, võid panna ka telli YouTube'is või subscribe'i nuppu. Võib-olla natuke aitab seda sõnumit ka edasi liigutada ja elame ja naudime ja aitäh, nägemist. Soovin omalt poolt tänada ka kohta, kus saade on filmitud, ehk et Üks maja. Ja paljud muidugi teavad, Nõmmel selline, ma ütleks, et kogukond, ägedaid inimesi ja muidugi ka ruumid ja maja, mida on võimalik rentida ja siin teha igast erinevaid ägedaid sündmusi ettevõtetele, võib-olla sünnipäeva pidada, võimalik on liita ka mingi praktika oma sündmusele. Siin on köök olemas, siin on veel 2 ruumi, suur kaminasaal, kuhu mahub toolide peale umbes 40 inimest. Projektorid, kõik asjad on nagu olemas ja mulle väga meeldib, et siin on alati puhas, siin on alati lilled ja kõik selline elusad taimed, küünlad, et väga äge koht. Panen nende lingi ka alla, saad tutvuda ja siin toimuvad ka igal õhtul ka erinevad praktikad, mis on avalikud, millel on võimalik osaleda. Ja mina samuti viin enda hingamisi siin läbi. Iga teisipäeva õhtu olete väga oodatud, et minu elu väga palju muutnud hingamine. Et kindlasti võib sealt olla ka samm edasi, et enam ei peagi hingama, aga ma tunnen, et see on väga hea selline stardipakk, millelt oma teed alustada. Ja mina 3 hingamisega sain oma ärevushoogudest üle nii-öelda, tervenesin. Et olete oodatud hingama, olete oodatud siia majja, kogema erinevaid praktikaid või tegema looma ise mingit sündmust. Nii et väga äge, aitäh kuulamast ja näeme jälle. Tšau!